in his mortal ministry. Jeesus saatis oma sureliku teenimistöö jooksul korda selliseid vägevaid tervendavaid imesid ja õpetas sellise volituse ja väega, et pühakirjades on öeldud ja jutt temast levis üle kogu Süüria ja palju rahvast järgis teda. Mõned, kes olid teda tervendamas ja õpetamas näinud, hülgasid ta. Teised järgisid teda mõnda aega, kuid siis lahkusid. Issand Jeesus Kristus seisis nende ees, aga nad ei näinud, kes ta tõeliselt on. Nad olid pimedad ja otsustasid keerata talle selja. Nende kohta on Jeesus öelnud, ma tulin omade juurde ja omad ei võtnud mind vastu. Nende süda on tuimaks läinud ja nad kuulevad raskesti oma kõrvadega ja sulevad oma silmad. Ent oli ka palju mehi ja naisi, teiste seas tema apostlid, kes pühendasid oma elu temale. Kuigi neid segasid maailma mõjud ja koguni hirm ning mõnikord ei mõistnud nad tema õpetusi, uskusid nad temasse ning armastasid ja järgisid teda. Nende kohta on Jeesus öelnud, aga õndsad on teie silmad, et nad näevad ja teie kõrvad, et nad kuulevad. Enne Getsemanis ja Golgatal kannatamist andis Jeesus oma jüngritele märkimisväärse lubaduse. Kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen Isa juurde. Jeesus täitis oma lubaduse. 4 pühipäevil õnnistati jüngreid ristimisega tule ja püha vaimu kaudu. Tänu usule Kristusesse, meeleparandusele ja kuulekusele sai pühast vaimust nende kaaslane, kes muutis nende südant ja õnnistas neid kestva tunnistusega tõest. Need annid ja õnnistused tugevdasid issanda jüngreid. Kuigi aeg, mil nad elasid, oli ohtlik ja segane, said nad vaimse anni, silmad, mis näevad ja kõrvad, mis kuulevad. Püha vaimu väe kaudu hakkasid nad nägema tõde nii, nagu see tõeliselt on. Eriti käis see issanda Jeesuse Kristuse ja tema töökohta nende seas. Püha vaim valgustas nende arusaamist ja nad kuulsid selgemini issanda häält. Jeesuse Kristuse evangeelium vajus sügavale nende südamesse. Nad olid vankumatud ja kuulekad. Nad jutlustasid evangeeliumi julgelt ja väega ning ehitasid üles Jumala kuningriiki. Nad tundsid rõõmu issandas Jeesuses Kristuses. Meil on nende aegade keskpaigas elanud ustavate meeste ja naistega palju ühist. Ka meie elame ajal, mil issand Jeesus Kristus saadab meie seas korda imesid. Muuhulgas tervendab haigeid, puhastab meid patust, muudab meie südant ning teeb Jumala laste päästmise võimalikuks mõlemal pool eesriiet. Ka meie ajal on elavad prohvetid ja apostlid, preesterluse vägi, vaimsed annid ning päästmise ülevad õnnistused ja talitused. Elame ohtlikul ajal, mil on palju kurjust, kiusatusi ning segadust ja ärevust. Sel kriitilisel ajal on issanda maapealne prohvet president Thomas S. Monson kutsunud meid üles päästma neid, kelle hing on haavatud, seisma julgelt tõe eest ja ehitama Jumala kuningriiki. Ükskõik, milline on meie praegune vaimsuse, usu või kuulekuse aste, eelseisva töö tegemiseks sellest ei piisa. Vajame eredamat vaimuvalgust ja väge. Vajame silmi, mis näevad selgemini, kuidas päästja meie elus töötab ja kõrvu, mis kuulevad tema häält veel sügavamal südames. See imeline õnnistus saab meile osaks, kui avame oma südame ja võtame vastu. Võtame tõeliselt oma ellu vastu issanda Jeesuse Kristuse, tema õpetuse ja tema kiriku. Me ei pea olema täiuslikud, aga me peame olema head ja saama paremaks. Peame püüdma elada evangeeliumi lihtsate ja selgete tõdede järgi. Kui võtame enda peale Kristuse nime, tegutseme usuga temasse, et parandada meelt oma pattudest, peame tema käske ja peame teda alati meeles, siis saame Jeesuse Kristuse halastusele ja armule oma kaaslaseks püha vaimu. Lihtne kuulekus toob vaimu meie südamesse. Me palvetame oma kodus usuga,
uurime pühakirju ja peame hingamispäeva pühana. Me võtame kogudustest sakramenti ja anname taevasele Isale Jeesuse Kristuse nimel pühasid lubadusi. Me võtame templites osa pühadest talitustest oma õdede ja vendade eest, kes on lahkunud teisele poole eesriiet. Me sirutame perekonnas ja Issandalt saadud ülesannetest teisele abikäe, kergendame nende koormaid ja kutsume neid Kristuse juurde. Vennad ja õed, ma tean, et kui me neid asju teeme, siis püha vaim tuleb. Me kasvame vaimselt, õpime kogema püha vaimu ja temast saab meie kaaslane. Kui vaatame Kristuse poole ning avame oma silmad ja kõrvad, siis püha vaim õnnistab meid, et näeksime, kuidas Issand Jeesus Kristus meie elus töötab ning tugevdab meid, meie usku temasse kinnituste ja tõenditega. Me näeme oma vendi ja õdesid järjest enam nii, nagu näeb neid Jumal, armastuse ja kaastundega. Me kuuleme pühakirjade kaudu päästja häält, püha vaimu sosistusi ja elavate prohvetite sõnu. Me näeme Jumala väge, tema prohveti ja kõikide tema õige ja elava kiriku juhtidega ning teame kindlalt, et see on Jumala püha töö. Me näeme ja mõistame ennast ja maailma enda ümber nii, nagu teeb seda päästja. Me saame selle, mida apostel Paulus on nimetanud Kristuse meeleks. Meil on silmad, mis näevad ja kõrvad, mis kuulevad. Ja me ehitame üles Jumala kuningriiki. Elu võib olla raske, segane, valus ja heidutav. Ma tunnistan teile, et püha vaimu kaasluse kaudu peletab Jeesuse Kristuse evangeeliumi valgus selle segaduse, valu ja pimeduse minema. Tulgu see siis võrratu valgustulva või õrna kiirena. See hiilgav vaimne vägi leevendab haavatud, meelt parandavat hinge, tervendava armastuse ja lohutusega, hajutab pimeduse tõevalgusega ja ajab meeleheite minema lootusega Kristuses. Me näeme, kuidas need õnnistused tulevad ja teame vaimutunnistuse kaudu, et see on Issand Jeesus Kristus, kes meie elus töötab. Meie koormad saavad tõepoolest neelatud rõõmust meie lunastajas. Minu ema ja isa aastatetagune kogemus näitlikustab, miks on silmad, mis näevad ja kõrvad, mis kuulevad, nii tähtsad ja vägevad. 1982. aastal kutsuti mu vanemad teenima Filipiinidele Davao missionile. Kui mu ema avas kirja ja nägi, kuhu nad kutsutud oli, hüüdis ta isale, ei, sa pead neile helistama ja ütlema, et me ei saa minna Filipiinidele. Nad teavad, et sul on astma. Mu isa oli põdenud aastaid astmat ja mu ema oli tema pärast väga mures. Paar õhtut hiljem äratas isa kell 2:30 üles mu ema. Ta küsis, Merlin, kas sa kuulsid seda? Ei, ma ei kuulnud midagi. Mina kuulsin öösel 3 korda kedagi ütlemas, mis pärast sa muretsed? Kas sa ei tea, et mina tean, et tal on astma? Ma hoolitsen nii tema kui ka sinu eest. Sea end valmis, et Filipiinidele teenima minna. Mu ema ja isa teenisid Filipiinidel ja see oli võrratu kogemus. Nende kaaslane oli püha vaim ja nad olid õnnistatud ja kaitstud. Mu isal pole astmaga enam mingeid probleeme olnud. Ta teenis missionijuhatuses esimese nõuandjana ja on koos emaga koolitanud välja 100 missionäre ja 1000 ustavaid viimse ja pühasid, et need oleksid valmis tulema Mindanao saare kogudustesse ja vaiadesse. Vennad ja õed, ma tunnistan Jeesusest Kristusest. Ma tean, et ta elab. Ta on meie päästja ja lunastaja. Ma tean, et kui võtame ta oma ellu vastu ja elame tema evangeeliumis selgete ja lihtsate tõdede järgi, siis võime tunda rõõmu püha vaimu kaasluse üle. Meile saab osaks hinnaline and,
silmad, mis näevad ja kõrvad, mis kuulevad. tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.